USA president Donald Trump on pahane, et Hispaania pole teiste NATO liikmete eeskujul lubanud tõsta kaitsekulutusi 5%-ni SKP-st. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Hispaania terviseminister võttis seejärel sotsiaalmeedias sõna, öeldes, et Trumpile ei meeldi see, et Hispaania ei allu väljapressimistele ega ähvardustele. Oma riigi kaitseks pidi tippkohtumisel välja astuma ka Taani peaminister, kes pidi taaskord kinnitama, et Gröönimaa ei ole müügiks. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. NATO tippkohtumine meie vaatest oli optimistlik ja edukas, et liitlaste ühtsus sai kinnitust. Trump oli oma kokkuvõtvas sõnavõtus väga positiivne, ütles, et ta oleks isegi peaaegu tahtnud, et sees oleks olnud NATO sessiooni ajal kaamerad, seal oli elektroonikat ei ole, et inimesed rääkisid tuleviku panustamisest väga palju, mida Euroopa riigid on valmis tegema ja kuidas see transatlantiline ühtsus püsiks. Ja näiteks Trump ka, mis on huvitav võib-olla Eesti inimestele, on see, et oma avasõnavõtus võttis spetsiaalselt mainida Eestit, Lätit, Leedut, Poolat ka, just selle sõnumiga, et vaadake, et meil on tegelikult ka sellised liitlased, kes siis täpselt seda teevad, mida Haagis ka kokku lepiti ja need panevad isegi juba 5% kaitsekulutustesse, et nad saavad aru, mida on vaja teha ohu vastu. NATO tippkohtumise eel kardeti enim, et Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kohtumine võib kujuneda pingeliseks, eriti pärast nende teravat vastasseisu Valges Majas. Ootamatult kujunes kohtumine aga hoopis sõbralikuks. Mehed vahetasid vastastikku komplimente ning Trump rõhutas, et tal on Zelenskiga väga head suhted ja et Ukrainal on tohutult potentsiaali. Lisaks ütles Trump, et õigel hetkel on ta valmis ka Ukrainat külastama.